Tere hommikut, Mare! Tere hommikut! Täna arutame sinuga sellist asja nagu neljapäevane volikogu istung ja seal vastu võetud otsus, mis on siis viimased päevad siin kõvasti laineid löönud. Põhjarannik eilne on sellele pühendanud lausa 3 eraldi artiklit. Sotsiaalmeedias räägitakse sellest palju ja räägitakse väga erineva nurga alt, et mina tahaks võib-olla siis täna natukene selgust tuua, et mis siis nagu tegelikult volikogu otsustas. Väga hea mõte, sellepärast, et mulle jäi selline mulje, et need 16 volikogu liiget, kes ei toetanud linnavalitsuse poolt tehtud määruse eelnõu, tegelikult ei teadnud, mille poolt nad hääletasid või mille vastu nad hääletasid. Et võtame siis selle teema täna üles ja räägime sellest. Jah, et minul ei olegi, tänaseks on juba emotsioonid ka langenud, et mitu päeva on mööda läinud ja minu jaoks ei olegi täna küsimus niivõrd selles, kuidas hääletati. Küsimus on selles, miks niimoodi hääletati, et kas see on siis teadmatusest, kas ei ole süvenetud. Ma kontrollisin ka dokumendiregistrit ja vaatasin sealt, et 16 volikogu liikmest, siis, kes hääletas vastu, 8 poolt tegelikult selle eelnõuga isegi dokumendiregistris tutvunud, seda avanud. Ja minule tundub ka, et selle otsuse puhul ei ole kuidagi arvestatud laste huvidega. Juhin kohe tähelepanu, et sa oled ise ka lugenud neid kommentaare, mis täna on Facebookis. Meid üritatakse oponentide poolt siis süüdistada selles, et me kuidagi eelistame kedagi, kellelegi. Tegelikult tundub hoopis minule, et on eelistatud kitsas sihtrühma ja jäetud laiem pilt nägemata, et mis sina arvad sellest? No tegelikult enne, kui ma ütlen oma arvamus, ma küsin, et sa ütlesid, et sa tahad öelda, mis on sinu nägemus, miks nii hääletati, et mis see versioon on, võta siis lühidalt kokku, miks hääletati just nii, nagu hääletati? No mina olen enam kui kindel, et teatud hulk volikogu liikmeid nägid selles enda võimalust. 3 aasta jooksul ei ole suudetud millegiga silma paista volikogus, oma valimislubadusi, mis on antud enne valimisi, ei ole suudetud täita ja nüüd selle kooliga nähakse võimalust, sest et ka volikogu liikmed on sotsiaalmeedias, mõningad volikogu liikmed toonud välja jälle selle rahvuskaardi, ehk siis on hakatud eristama jälle Eesti lapsi ja vene lapsi. Ja väga kummaline on lugeda kommentaare, kus öeldakse, et isegi mitte, et slaavi kooli asemel ehitatakse Eesti kool, vaid öeldakse, et ehitatakse eestlastele. Ma kirjutasin ühe kommentaari ka sinna, et tegelikult tänases Järve koolis õpib 51% muu emakeelega lapsi. Täiesti valed andmed. Võtsin täna ühendust koolidirektoriga ja küsisin järgi, et mis seis seal tegelikult on. Ja tuleb välja, et see protsent muu emakeelega lastest on peaaegu 70. Mis eestlastest me räägime, kellele kooli ehitatakse? Ja võt see eristamine, see ajab mind vihale. Ja Jaanek, aga et ma väga ei tahaks, et need, kes meid kuulavad praegu, et nendele jääkski nüüd meelde see nii-öelda 2 või mitme rahvuse eristamine. Ja võib-olla paljud meie kuulajad tegelikult ei tea täpselt, millest me räägime. Ja väga mitmed inimesed on reageerinud, üle Eesti inimesed on küsinud, et milles see probleem on. Sellepärast, et võib-olla tõesti meie teame, oleme nii-öelda asjaosalised ja me teame, et tegelikult selle hääletuse tulemusena jääb tõenäoliselt linna ehitamata 2 kooli. Aga mis see tegelik probleem on? Küsitakse, et aga mis on nende põhjendused? Ja kui see vastu pole, ma võtan hästi lühidalt kokku, mis versioonid meil üldse olid. Et tegelikult eelmise aasta sügisel kinnitati Kohtla-Järve haridusstrateegia, kus siis vaadati üle kogu haridusvõrgustik, nii lasteaiad, koolid, seal puudutati seda, millal koolid on ehitatud, missuguses seisus need koolid on, et eriti eraldi reana toodi välja, et kehvas seisus on Slaavi, Tammiku ja Maleva põhikoolid. Lasteaedadest me täna ei räägi.
välja on kirjutatud, mis on ehitusaastad ja nii edasi. Ja samamoodi on välja toodud laste arvu vähenemine, et loomulikult mina tahaksin ka, et meie laste arvud suureneksid, et inimesed tuleksid meile elama, et laste arv suureneks, aga on teatud tendents, mida me muuta ei saa ja seetõttu on koolivõrgu korrastamine hädavajalik. Ja hakati otsima asukohta ja on selge, et mingiks aastaks 2028, 2030 jääb meie linna 2 põhikooli. Tähendab, lapsi on nii palju 2 põhikooli jagu. Meil alles ehitati kesklinna põhikool ja nüüd on võimalus ehitada Euroopa Liidu rahadega uus 2. põhikool. Ja me ei räägi siin mingitest rahvustest, me ei räägi, see on meie linna lastele, Kohtla-Järve linna lastele. Siis hakati otsima kooli asukohta. Tegelikult vaadati väga mitmeid põhjendusi, kus asuvad korrastatud elamurajoonid, kus lapsed käivad, missugune, et nad jääksid kas 1 või 2 kilomeetri raadiusesse jääks nende koolitee, et nad saaksid jala käia ja nii edasi. Ja arutati siis erinevaid variante. Praeguse Järve kooli põhikooli asukoht, Slaavi kooli asukoht, siis Järvekülade 39 ja isegi Kalevi 33 oli arutelu all. Nii et väga mitmeid variante arutati ja jõuti järeldusele, et parim võimalik asukoht on just nimelt Pärna 49, kus hetkel tõepoolest asub Slaavi põhikool ja põhjendusi on päris mitmeid. Seal on hea korrastatud korralik elamurajoon, lapsed on harjunud sinna kooli käima, seal on ligiduses lasteaiad, kesklinna kool jääb mitte kaugele, seal on gümnaasium, tekiks hariduslinnak, ehk kui me mõtleme 10, 20, tegelikult me peame 50 aasta taha mõtlema ja inimeste arv väheneb ja nad koonduvad kesklinna, ehk kesklinn on just see koht, kuhu peaks rajatama uus kool, seal on infrastruktuur, seal on sõiduteed, seal saab buss liikuda, sinna saab rattaga ligi, see on parim võimalik lahendus. Ja nüüd tõepoolest üks miinus on, see on suur miinus, see on see, et ehituse ajaks peavad Slaavi põhikooli lapsed minema asenduspinnale. Jaa. Kõik need argumendid tegelikult on ju välja käidud mitmetel kohtumistel, mis on toimunud ministeeriumiga. Aga meie sinuga oleme enamusel nendel kohtumistel ka osalenud, mina olen vähemalt 5 osalenud ja ka üks põhjus võib olla, miks see hääletustulemus oli selline nagu oli, siis ega ju sinna nendele kohtumistele väga palju volikogu liikmeid ei tulnud. Ehk siis paljusid ka tegelikult ei huvita, kas see teema või siis on mingi muu põhjus, aga selge on see, et neid volikogu liikmeid, kes tegelikult ka osalesid nendel kohtumisel, neid oli vähe. Ja nüüd siis ongi see, et seda, mida sa just praegu rääkisid, seda on selgitatud ja selgitatud ja selgitatud, aga kohale see jõudnud ei ole ja ikkagi siis aetakse põhimõtteliselt seda joru, et ehitatakse Eesti kool, see ei ole meie kool ja nii edasi ja nii edasi. On hakatud väga selgelt eristama riiki ja linna, justkui nagu meil on riigilapsed ja on linnalapsed eraldi, mis on täiesti vale arusaam. Ja loomulikult on siis need ebamugavused, mis tekivad sellel asenduspinnal olles. Aga täna hommikul ma just mõtlesin selle peale, et kui me võtame nüüd seda, et seal asenduspinnal ollakse sellel perioodil, kui seda ehitatakse, eks ole. Ega siis ju ka Katsetänaval õppivad lapsed jäävad oma vanasse koolimajja. Ja kui võrrelda nüüd seda Järveküla tee koolimaja ja Katsetänava koolimaja, siis Katsetänava koolimaja on juba täna väga hullus seisus, ehk siis hullemas veel, kui see asenduspind, kuhu lähevad Slaavi kooli lapsed. Tähendab, kui lähevad, sest et praegu on äärmiselt suur tõenäosus, et meil ei ehitata mitte mingit koolimaju. Ja ma korraks võtaks veel selle teema üles, mis sa ütlesid, et ma saan aru, me olime sinuga ka hoolekogu, Slaavi põhikooli hoolekogu koosolekul. Kahjuks peab tunnistama, et ega seal väga palju neid volikogu saadikuid ei olnud, kes vastu hääletasid,
ja ma mõistan täiesti nende lapsevanemate muret. See on ka ebamugavus. Lapsed peavad minema harjumatusse keskkonda, nad peavad läbima pikema koolide. Ma saan sellest ka aru, aga nüüd ma tulen korraks selle punkti juurde, mis sa ütlesid, et kui palju on selgitatud. Ma tuletan meelde, et haridus- ja teadusminister käis konkreetselt siin Kohtla-Järvel, et rääkida kõikide slaavi kooli lapsevanematega ja minu meelest, no ma võin eksida, aga kindlasti mitte rohkem kui 10 inimest, aga kahtlustan, et oli 5 lapsevanemat, kes olid seal kohal ja kes tegelikult ka otse ministri käest said esitada küsimusi, kuidas toimub üleminek, kuidas koolimaja asukoha kohta ja minu jaoks ma ei vasta sellele küsimusele, aga mulle jääb üles küsimus, miks ikkagi nii vähe lapsevanemaid oli kutsutud kohtumisele ministriga, kui oli võimalik seda arutada, teha ettepanekuid, esitada küsimusi ja ma pakun vastuse variandid. Kas see on hoolimatus lapsevanemate suhtes, kas see on teadlik otsus, et hoida lapsevanemaid infost eemal või on see lihtsalt mitte huvitatus kooli tulevikust? Et üks nendest negatiivsetest põhjustest peab olema, sest ma ei kujuta ette, et meie mõne teise kooli tulevik oleks kaalul ja lapsevanemaid on, ma ei tea, terve kooli peale 5–10 tükki ainult kohal. Jah, nii ta on, aga nüüd see risk, et sellest rahast ilma jääme, on väga-väga suur, sellepärast, et kuigi minister on andnud veel nüüd juunikuu lõpuni aega seda otsust muuta, siis minul on selline tunnetus, et see saab olema väga keeruline. Ja mul on nagu siiralt kahju sellest, et volikogu liikmed ei adu seda, et nad ei usu seda. Väga paljud ei usu, väga paljud arvavad, et ministeerium bluffib ja nad ei taha uskuda seda, et kogu see investeerimisettepanek on üks tervik. Ministeerium ei vaata meie haldusterritoriaalset jaotust, ministeerium võtab Kohtla-Järve linna kui ühte tervikut ja kui nüüd Järve linna osas seda asukohta ei anta, mida riik soovib, siis see tähendab seda, et ka Ahtme linnaosasse uut kooli ei ehitata, aga seal me räägime juba 1400 õpilasest, kes kannatavad selle tõttu, et ei suudeta siin volikogu liikmete poolt aru saada, kui oluline on praegu sellele Järve linnaosas kooli ehitamiseks asukoht määrata ja riigile see krunt üle anda. Aga ma tuleksin tagasi selle hääletamise juurde tegelikult, mis volikogus oli, sest see on ka hästi oluline. Ja kuna ma päris peast seda sõnastust ei mäleta, siis ma teen lahti meie päevakorrapunktid. Ja siin on hästi huvitav, et teise päevakorrapunktina oli meil siis hääletamisel Kohtla-Järve munitsipaalpõhikoolide ümberkorraldamise, Kohtla-Järve täiskasvanute gümnaasiumi pidamise riigile üleandmise ja Kohtla-Järve Järvekooli uue koolihoone asukoha määramise tegevuskava kinnitamine. Ja nüüd 22 volikogu liiget hääletasid selle poolt, et kinnitada see tegevuskava. Tegevuskava, milles oli konkreetselt kirjas, et volikogu otsustab anda üle siis 31. mail määrab ära selle asukoha Pärna 49. Et mulle jääb arusaamatuks, et kui sa tuled volikogu istungile teadmisega, et sa ei toeta seda, siis miks sa hääletad selle esimese päevakorrapunkti juures, kui see on äärmiselt oluline. Ja siis tulid 3 järgmist päevakorrapunkti, mis olidki eraldiseisvalt siis koolivõrgu korrastamine, gümnaasiumi üleandmine ja siis selle asukoha määramine. Mitte ühtkit neist punktidest eraldiseisvalt ei ole võimalik rakendada. Kus on siis loogika, mida peaks mõtlema valija, kui ta vaatab seda, mis volikogus toimub, et te hääletate esimesed punktid, kõik hääletate poolt ühehäälselt, ja viimase punkti hääletate välja, see eeldab ju seda, et neid esimesi ei saa täita. Miks te hääletate? Kas tõesti ei saada aru, mida tehakse? Mina tegelikult, Jaanek, päriselt arvan, et need inimesed ei saanud aru, mille eest nad hääletasid, mis olid need esimesed punktid. Ma arvan, et kurb öelda, aga kuskilt juhtivalt kohalt või kõrgemalt poolt või kellegi poolt anti korraldus, mis punkti vastu hääletada, mis punkti vastu mitte hääletada.
ja tegelikult meie kuulajad jällegi ei pruugi täpselt nendest esimestest punktidest aru saada, et ma võib-olla võtan selle teema kokku, et mille poolt siis hääletati. Hääletati üksmeelselt selle poolt, et Slaavi põhikool ja Kesklinna põhikool ühinevad ja tekib tegelikult uus kool. Sama puudutab Ahtme linnaosa 3 kooli ühinemist ja tekib uus kool. See, et Slaavi põhikooli hoone läheb lammutamisele, igal juhul see on ka otsustatud. See tähendab seda, et tegelikult on nagu arusaamatu, hääletati, need saadikud arvasid, et nad hääletasid ainult selle vastu, et Pärna 49 kinnistule ei tuleks kooli. Aga tahan öelda, et ka sel teemal on ju kõikidega, nii saadikutega kui kooli juhtkonnaga räägitud, et arutati ka sellist varianti ja põhjuseks tuuakse see, et lastel on ebamugav asenduspinnal. Tegelikult pakuti ka seda varianti, et kooli hakatakse ehitama mitte praeguse kooli asukohale, aga natuke eemale, et mõnda aega ka ehituse ajal saaksid lapsed õppida. Tegelikult ma kinnitan, tänapäeva ehitus ei ole see, mis 50 aastat tagasi ja ta ei ole nii häiriv. On võimalik igasuguseid tõkkeid üles panna, müratõkkeid ja nii edasi, et ta tegelikult ei oleks häirinud. Et ma olen nõus, et see on põhimõtteline vastuseis. See on põhimõtteline vastuseis. Siin ei ole kuidagi midagi seotud sellega, et mõeldakse laste peale või laste turvalisuse peale. Kindlasti on võimalik ka asenduspinnalt nõuda, et Kohtla-Järve linnavalitsus tagaks võimalikud head õppimistingimused. Seal oli Kesklinna põhikool pikka aega, nagu sa ütlesid, Järve kooli õppimistingimused on kehvemad kui asenduspinnal oleksid olemas. Nii et kõik see on võimalik, see on tõesti nagu mingi koha kätte näitamine, see on, ma ei tea, enda ja riigi vastandamine, mis on äärmiselt kurb, et praegu see veel võimalik on. No ja mina näen siin ka ikkagi veel selle juures seda, et see on väga selline pragmaatiline mõtlemine. Nagu ma ütlesin, nähakse praegu selles oma võimalust. Ja ma olen enam kui kindel, et nii mõnigi volikogu saadik on tegelikult endal peas juba kokku arvutanud, palju ta hääli saab selle eest, et ta niimoodi hääletas, sellepärast, et alati, kui tekib mingi vastasseis, eks ole, siis on poliitilistel kaalutlustel, ütleme niimoodi vanakooli poliitikutel, siis ega esmajärjekorras neid ei huvita, milline see otsus tuleb ja mis on need tagajärjed. Tema näeb alati seda oma kasu seal. Ja selge on see, et väga oluline on see, et te olete tublid, te hääletasite vastu, meie hääletame jällegi teie poolt. See on kohutav, Janek, see on see põhjus, miks inimesed ei taha poliitikasse tulla. See on see põhjus, mis ka minu käest tegelikult peale seda otsust väga mitmed küsisid, et kas sa kahetsed, et sa läksid. Aga nüüd ma ütlen, et ma tõepoolest ei kahetse, sest kui sellised inimesed võtavad vastu otsuseid, et nende poliitilised ambitsioonid on olulisemad kui meie linna laste heaolu, siis see on väga-väga kurb ja seda tuleb kindlasti muuta ja seda ei saa teisiti muuta, kui kõik need inimesed, kes praegu kuulavad või kes tagantjärgi seda salvestust vaatavad, kes oma peaga mõtlevad, saavad aru, et see vana aeg on läbi, kus poliitilised ambitsioonid kaaluvad üle meie noorte tuleviku. Aga võib-olla lõpetuseks ma, Janek, küsiks sinu käest, et mis variandid meil üldse on? Et kas nüüd on lõplikult see asi või on ikkagi mingi väike lootus? Sa ütlesid, et meil on aega, mitte 30 päeva ilmselt, aga võib-olla paar nädalat veel mingisuguseid ettepanekuid teha. Ma ei tea, volikogu liikmed võivad muuta oma arvamust, et kas oleks veel mingit varianti? Nii palju kui mina tean, siis ministeerium saadab juba homme, ehk siis esmaspäeval linnavalitsusele kirja. Ja tahab konkreetselt vastust saada, kas Kohtla-Järve linn nõustub selle investeerimiskavaga või ei nõustu, sest see peab minema valitsuskabinetti. Ja vastust Kohtla-Järve linn, et ta nõustub, saab anda ta ainult sellisel juhul, kui volikogu on oma neljapäevase otsuse üle vaadanud ja teinud teistsuguse otsuse. Vastasel juhul ütleb linn, et ei, me ei nõustu ja need rahad on meie jaoks läinud. Vot, ja nii kurb see ongi, et on veel võimalus, et tuleb ta ükskord hääletusele, aga anda nüüd lootust neile, kes väga ootavad ja ma usun, et need inimesed on enamuses meie linnas, nii Järve linna osas kui Ahtme linna osas, kes tahavad neid uusi koolimaju, et mingeid lubadusi nendele loomulikult anda ei saa selles suhtes ja lootust ka väga. Aga mina võtaksin võib-olla tänase selle jutuajamise kokku sellega, et me käisime eile sinuga väga toredal üritusel. Ja kas sina mäletad,
kui noored ütlesid, see oli siis noorte volikogu korraldatud siis selline konverents, eks ole, kus olid ka töötoad, kus noored panid kirja, et mida nemad näevad, kuidas nad linna tulevikku näevad. Ja kui pärast täitsa lõpus neilt küsiti siis, et mida nad nagu kõige rohkem tahavad, kas sa panid tähele, et kõik nagu ühest suust ütlesid, et nad tahavad, et nende õppimistingimused, mitte ainult põhihariduse osas, vaid ka huvihariduse osas, ehk siis kunstikoolid, muusikakoolid, et need oleks kaasaegsed hooned, et need oleks uued hooned. See on meie noorte huvid ja minu arust sõideti ka neist praegu täiega üle. Ja see on kurb, et meie noorte arvamust ei küsita. Ma olen seda ka korduvalt öelnud, et see pahameele puhang on puhtalt vanemate inimeste, ma ei tea, lapsevanemate, õpetajate, juhtkonna, need, kes varasemalt on kuskil koolides õppinud ja nii edasi, et ma mõistan seda tunnet, et meie kool, meie armas kool kaob, aga inimesed, mõelge noortele. No kujutage ette, et Kohtla-Järve linn on Ida-Virumaa ainus omavalitsus, kus ei ehitata uut kooli. Igal pool Eestis on uued koolid, Ida-Virumaal on uued koolid. Noored ju liiguvad ringi, nad näevad neid õppimistingimusi. Kuidas me vaatame neile otsa ja ütleme, et nüüd meie volikogu otsustas, et neid koole ei tule. Aga ikkagi ma ei tahaks nagu nii kurval noodil lõpetada, et mina tegelikult usun ikkagi meie volikogu liikmete ja linnavalitsuse võimekusse kastist välja mõelda. Ehk tegelikult, kui nüüd tuleks veel mingi variant, kindlasti Katse 2 ja Järveküla T49 ei tule kõne alla uue õppehoone kohana, et võib-olla vaadatakse veel läbi selle slaavi kinnistu variandid, võib-olla pakutakse veel mingeid variante kesklinnas, et ma väga usun ja loodan, et ikkagi see lõpeb positiivselt. Ma pigem olen lootusrikas, sest minu mõistus ja minu uskumused ei võimalda seda vastu võtta, et me loobume 2 koolist, sest nagu sa ütlesid, milles süüdi on Ahtme linnaosa lapsed, et ka nemad jäävad selle otsuse tulemusena kõigest ilma. Jah, ma selles suhtes tahaks ka positiivselt mõelda, et ma tean, et linna peal on ettepanek teha üks alternatiivne veel ministeeriumile, aga eks nüüd sõltub kõik ka ministeeriumist, et ega meie ju ei tea, mis toimub seal. Eks nemadki ole äärmiselt pehmelt öeldes vihased sellise otsuse peale ja kuigi nad annavad meile veel võimaluse, aga kas see võimalus puudutab mingit alternatiivi või ikkagi ainult Pärna kinnistust, seda me ei tea, selle me saame teada loodetavasti järgmise nädala jooksul ja loodame, et ikkagi kõik läheb hästi ja 2 uut koolimaja meie linna ka kerkivad, sest sellist luksust, et saada korraga 2 uut koolimaja, seda ei ole paljudel omavalitsustel ja olgem ausad, kui me nendest ilma jääme, siis lähima 30 aasta jooksul ei tule Kohtla-Järve linna ühtkit uut koolimaja. Ja seda kindlasti ja võib-olla lõpetamegi siis sellel positiivsel noodil, et võib-olla ka volikogu liikmed, kes hääletasid selle eelnõu vastu, on vahepeal aru saanud, mille eest nad oma hääle andsid, mis on selle tagajärg ja võib-olla tõepoolest tehakse veel kord erakorraline volikogu istung ja see otsus ikkagi keeratakse positiivseks, nii et meie linn saab 2 kooli. Jah, loodame, aga aitäh! Aitäh, Janek!